Pakkumisel ratas. Hea, et sa praegu avastasid. Tšau. Ja ma annan nüüd selle ruupori Kairi kätte, kes meil räägib natuke edasi. Et ikkagi see maja jäi õhku laskmata. Sakslased korjasid oma miinid ära ja tegid sääred. Võib-olla osad miinid viskasid tiikidesse, me ei tea seda täpselt. Minu ella ja istu maie, viide vikku vieta maie, mina tohin minna teie koera augu minna, ei mina tohin teile tulla teie koera augu minna. Sina hullu ja... Lähme filmis, Hollywood! Rühma pealik. Lisaks sellele käivad meil siin politsei, demineerijad koolitame, et siin oli küsimus, kas siin pauku ka tehakse. On tehtud. Sina hullu ja noori neidu, ei koera sinuda augu. Sina hullu ja noori neidu, ei koera sinuda. Kõik Vaikuse, Muraste tol hetkel, Tallinn. Mis järgmine simulatsioon võiks olla, mis on nagu puudu või mida võiks nagu täiendada või? Koeraga augu mulku jäida, üle õue kondi jäida. Koeraga augu mulku jäida, üle õue kondi jäida. Tule minu hilda ja istu maie, viide vikku vieta maie. Tule minu hilda ja istu. Kui sa oled tunni ajanud, siis naerata, aga samal ajal nii väga hea. Mine naera siin! Ma teen juba kargo. Selle esimehe, kuidas ma siis ütlen, ja see on ka üks asi, mis viitab sellele, et tegemist on kaitseehitisega, et siis vaenlane ei saaks liiga kiiresti sinna ülesse. Vaadake üles korra. Eluruumist oli näha. Alla selle. Ja. Meil on vauspood ja meil on Kiltsis ka pood. Väike meene meie poolt. Oi, suur aitäh teile. Suur aitäh teie tulite ja niimoodi. Siit frontooli pealt on siis näha, et Kiltsi mõis ehitati aastal 1292. Siin keskel on selline muuseumi osa või noh? Rääkis ju seal ringvaates ka mõned päevad tagasi. Viimased asjad, mis siia linnuse külge ehitati siis 16. sajandil, on need 2 ümartorni siin ees ja asja mõte oli selles, et saaks tulistada kindluse pea ukse ette. Sinna juurde kuulusid tallid ja kõrtsid ja maad. Lossil on kindlasti olemas 2 asja, mis teevad sellest asjast lossi. Nii, meie maalune käik algab siit selle luugi alt ja jutu järgi pidavad viimas siis sinna Tarn-Linnusesse, kus te just praegu tulete. Aga nüüd räägime seda tõdijuttu siis, et täiesti päise päeva ajal, tunni ajal võib keegi kõndida saalis niimoodi ringi, et mitte kedagi ei ole. See lausa kubiseb vaimudest. Ja tema oli oma ihusilmaga näinud seda, kuidas sealt seina sees tuli ratsanik mul peos niimoodi välja ja kihutas siit. Vaadatakse läbi sõrmede sellele. Viide vikku vieta maie, ei mina tohin eile tulla, teie lammas mägin minda, ei mina tohin eile tulla, teie lammas mägin minda. Sina hullu ja nuori neidu, ei lammas sinuda mägin. Sina hullu ja noori neidu, ei lammas sinuda mägin. Lammas aga mägin niita jäida, pikka villa piira jäida. Lammas aga mägin niita jäida, pikka villa. Tere tulemast Rakkesse! Sulle tehased laulavad hümni. Natukene on kahju, et me ei saa tehasele lähemale minna ja kõndida seal meie tootmise vahel. Täna on veel minuga siin palju kogenum kolleeg Irja Salomets, kes on siis meie peatehnoloog. Irja on minu meelest töötanud ettevõttes vähemalt 40 aastat. Nende ahtude tarbeks me põletasime põlevkivi ja põlevkivi annab niisuguse kuskil 800 kraadise kuumuse. Konfiguratsioon oli selline, et nad olid niisugused laie. Kui Narvas kustutamatu ruppia filtrisüsteemides ei kasutataks, siis see vihm, mis sealt alla sajaks,
selleks päris appeline. Kui lähete ehituspoodi, ostate Turba Molda, Biolani või siis Greenworldi tooteid, siis nende Turba pH on samamoodi siis neutraliseeritud meie toodanguga. Ja rääkimine on 2 mehe töö. Meil on 20 matk. Aitäh! Väga põhjalik jutt oli. Mina tohin teile tulla, teie ohu hirmu minna ei mina tohin. Ma mõtlesin, viskasin püssi võõsasse, aga sa hoopis ju filmid. Küll sina ikka leiad ka ikka koht. Mina tohin teile tulla, teie ohu hirmu minna ei mina tohin teile tulla, teie ohu hirmu minna. Sina hullu ja noori neidu ei ohu sinuga hirmu. Sina hullu ja noori neidu ei ohu sinuga hirmu. Aga hirmu meina siina täkkaga kaljud vaena siina. Aga hirmu meina siina täkkaga kaljud vaena siina. Aga ei ole siis vaade või? Ega ei ole ju vaja väga palju naeratada. Ei ole vaja, see on... Mona Lisa kombel ikka. Mona Lisa natuke. Suunurgast pisut. Ära üle pinguta, ei. Ega meil siin Ameerika ei ole. See on jah tõsine Eesti matk tead mööda. Vaetage jalga. Mitte eri jaas, aga eri kiirusega. Minu hillara istu maie, viide vikku meelda maie. Mina tohin teile tulla, teil on pööra. Kurat, need on ikka toored vist või? Need on valmis. Homme. Hommikul või praegu? Nalja teed. Suhu oli ära. Kui sa tahad seal lemmikrosi nagu minu. Ma ei tea, kus on. Ärgi tühjaks ilma jää. Kiireme, revolutsioonil. Ärgi kätte saa. Tiigu näitab raavarillo. Seal kus tükike väikese killu. Mul meeles vaid on raavarillo. Seal tunneb meile kaunimaid. Elagu ansambel Vitamiin! Oi, oi! Hurraa! Sellist häält teevad 150 muna. Plahvatab kuule. Ongi? Koore saab lõhki. Mina tohin teile tulla, teie koera augu minna ei. Mina tohin teile tulla, teie koera augu minna. Sina hullu ja noori neidu ei koera sinuda augu. Sina hullu ja noori neidu. Kõigepealt võtad matrassi, paned kokku ilusti, paned kotti. Siis hakkad vaiad välja võtma. Jälgid, midagi ära ei kaota. Näppe vahele jäta ja hops, elegantse lükkega tuleb välja. Paned tallele vaia, ära ei kaota. Tavaline muda. Tavaline, mul oli isegi rohkem. Peenike. Mulku jäida üle õue kondi jäida koeraga augu mulku jäida üle õue kondi jäida
maha langenud puud. See tugevate, see pidi olema mingi tõsine jama on. Vihma üldse ei saja. Mida oleks juhtunud siis? Oota, siikuta saaviralli välja võtta vastu. On otsapaa veel läbi. Hoia ikka litt kõrgel. Tugevat shortcut oli nime väärt, et tasus täitsa minna. Natuke oli langed puid, see oli nagu rada oli ette valmistamata, et oleks võinud nagu langed puud maha saagida. Aga nõgeseid oli, muda oli, sopp oli, reinamaad. Tugevad hüppavad ratastega üle sealt. Seal oli natuke liiga kõrge, et oleks mingid sellised palgid, oleks probleemi, aga kui nad olid nagu sellised, siis on keerulisem. See esimene shortcut oli ka või ei olnud? Esimene oli selline... Ma seda esimest shortcuti vaatasin, siis oli niimoodi, et äkki tooks kahlamispüksid välja ja võtaks ratta kukile. Tohin eile tulla, teie lammas nägib minda. Sina hullu ja nuori neidu, ei lammas sinu ta mägi. Sina hullu ja noori neidu, ei lammas sinu ta mägi. Lammas aga mägi niita jäida, pikka villa piira jäida. Lammas aga mägi niita jäida. Emil Lang valis Muuga mõisa. Muuga mõis on praegu alles, tegutseb veel 1 aasta koolimajana, aga Paasere mõisast ei ole midagi järgi. Mille peale olevat Emil Lang tõstnud enda käes oleva verise kirve ja öelnud, et ainult üle minu laiba. Siin oli 9 marmorskulptuuri, 12 pronksskulptuuri, 11 Nehvi originaalmaali. Me peame seda maja remontima, siis remondime ja restaureerime ka. Absoluutselt igal pool on motivatsioonilaks. Köödi Stringsi punt käis vaatamas, aga ma ei tea, et nad oleks siin viinud. Järgmine ehitusmeister tegi esimese korruse valmis ja arvas, et ta ehitab vanglat, sellepärast nii paksud müürid. Ja siis viimane vaatas selle kõik eelneva üle ja ütles, et see kõik vaatamata jamadele on nii hästi ehitatud, et võime teise korruse peale teha küll. Kas see oli see 100 000 pakkumine, mis oli reklaam või mitte? Ei. No 400 000. See on meditatsioon magusaga. Lembehetked. Selles mõttes, jah, me näeme lendavaid objekte, meie sihitajad, kes siis vaatavad seda pilte, kes filtreerivad pilte, nemad on väga kogenud ja nendel päris hästi tuleb välja eraldada lihtsalt mingisugune müra sellest, mis on tegelikult lendav objekt ja mis ei vasta. Eesti-Soome vahel, Kaliningradi ja tagasi. Üle Vainlo saare. Täpselt nii. Meelega.
aga kui tihti siis need väljakutsed on, et öeldakse nüüd lennukid õhku? Sama tihti, kui venelased ise lendavad seal. Sama tihti. Kuidas see lugu nende tuulikutega on? Jah. Jäävad siis jalgu või jää? See on tundlik teema. Tunned seda vormu, tunned sääske. Eestimaal on ikka ilusad metsad. Aga kuidas sa oskasid õigele rajale tulla? On relvi ees, ma mõtlen. Raams tuleb. Minu nimi on Lingalo. Mina ei ole täpselt mitte giid, aga üks sõbramees ütles, et tule räägi. 59. aastal, 60. aasta alguses sai see baas omal ajal valmis ja ta kooses siis 2 osast. Me oleme praegu rohubaasi osas. See on natukene väiksem pindalaliselt kui Kadila baas. Vene sõjavägi kujutas omal ajal üsnagi üks ohtlik asja, eriti kes niisugused nurgatagused sõjaväed olid. Ega see ohvitser ei olnud alati kaine ja kuna see Tedošina Vene sõjaväes igal pool lokkas, ega siis need vanemad sõjaväeteenistujad, need ju tegelikult ekspluateerisid ja orjasid neid nooremaid ja need ise mängisid rohkem pillarid, sõid kirsse ja panid seda napsu ka koos ohvitseridega. Passkaalbitega tuli sinna ühendus sinna alla, sinna juurde selle ringi peale aeti ülesse. Ja põhimõtteliselt nagu praegu tastakse Sputnikuid taevasse, sama enam-vähem, aga minivorm ütleme. Kuna siis hakkas see Eesti lipu lehvitamine siin peale, siis esimure oli just, kuna need alumud hakkasid läbi laskma, nad hakkasid servast välja suruma maapinna peale ennast, siis sai, ma arvan, et õieti mäletan, tipiinseneridega kokku lepitud, sealt käisid Tallinna instituudi mehed siin ja vaatasid, mis selle masuudiga, kui väärtuslik ta on nii edasi. Ja siis võeti otsus vasta, aastat ma ei mäletaks, see oli 91 või 2. Oli siin veebruarikuuses, no oma 5-60 meest, kellel oli siis tehnika kaasas, lükati pikad elektroodid sinna masuudi sisse, talvel -20 või rohkem oli siin kraade ja see masuud sulatati talvel kõik välja, see imeti kõik tsistermasinatesse ja see läks otse Tallinnasse kuhugi katlamajadesse. Aitäh! Suurte kummide mehed lähevad igatast läbi. Aga kui ma otsa sõidan, mis sa siis teed? Põmm! Mina tohin teile tulla, teil on pöörad põua välja. Mina tohin teile tulla, teil on pöörad põua välja. Hundinahk on ukse ees, aga ruunad peava välja. Hundinahk on ukse ees, aga ruunad peava. Ei, need on niisama söömiseks, näiteks neid ma ostsin selleks, et jäätise peale ongi hea panna. Ma olen kuskil restoranis, mis on tavaliselt. Ostke endale, mul on, need on talvevarud. Ja aplaus! Väga edu tööle ja väga lahe! Tehke edasi neid toredaid. Mina tohin teile tulla, teie koera augu minna. Ei, mina tohin teile tulla, teie koera augu minna. Sina hullu ja noori neidu, ei koera sinuda augu. Sina hullu ja noori neidu, ei koera sinuda augu. Koeraga augu mulku jäida, üle õue kondi jäida. Koeraga augu mulku jäida, üle õue kondi jäida. Eestis on neid jahvatavaid veskid ju küll ja veel, et mille ringi käib, aga teed. Tiivad olid täpselt all ja nii ka liigutas, kui nüüd on diagonaalis ja siia jäi kinni. Aga ta on käinud küll, selle elektriliini on puru tagunud, need traadil rippusid, puuotis põlesid kõik. Siis oli karm torm muidu, kui ma tõmban teda autovintsiga tuulest välja,
auto lohises nii kaua, kui sinna müüri taha, mis seal parklas, et sinna jäi pidama. Siia pidi tulema teleskoop, mis läbi akna välja vaatab, aga tuleb kunagi. Kui ta hakkab elektriga ringi pöörama, siis tuleb. Me ei mahu kõik sinna veskisse, eks ju, et veski tollel ajal ei olnud nii suure seltskonna vastuvõtmiseks mõeldud. Sees on veel näha ka messingist varda selline jälg. Teisel korrusel seal suures tendi peal on siis sellest mõõdulatist pilt. Et ta paneb siia messingist varda ja paneb messingist varda ka sinna Simunasse, Rakkesse ja Ebaveresse ja niimoodi siis need kolmnurgad siia tekivad. See Struvekaare mõõtmine läheb ju oluliselt pikemaks, kui ta algselt planeerib ja lõpptöö on siis ülevalt Põhja-Jäämerest alla Musta mereni ja seal on kokku 258 kolmnurka. Minu hindaja istuma ei viine vikku vietada maie, tule minu hindaja istuma ei viine vikku vietada maie. Mina tohin üle teie lammas mägin minda, ei mina tohin eile tulla teie. Aga olgem ausalt, me kõik oleme eestlased, see olete sellega harjunud. Eesti film on pikk ja lohisev, laulud veel lohisevad. Tegelikult nendel lugudel ongi ju mõte sees. See ongi nagu loo jutustamine. Oma küla kogukonnas sai sealt ikka nalja tehtud. Me olime siuksed, kuidas me nüüd ei taha valda. Aga laul hakkas nii. Refrään kindlasti lausa ka. Kalla sõbrake terviseks viina, sest teadmata on meie tulevane eluõnn. Nii hellalt ma Ellaga mängisin ja kõrval end sängisin. Saab teeme loo nüüd lühemaks, saab jooma korra lähemaks, saab jooma korra lähemaks. Jah, sellel laulul on nüüd lõpp. Tema on hea. Tundub, et mul jäi enamalt vaja, et annad ise. Siit saab pulbi. Ja see on muidu suht siin taldrik. Teise selle kõrgema topsi selle krooni võtta. Ma olen juba selle teekonna läbi. Aga arvesta, et kui sa selle täis paned, siis sa selle, et sa seda kohe maha ei pilla. Siis ta hakkab sul... Mul on leib on. See on meie omast maamehest Matsist lugu. Meist endist. Meist endist. Kui see laul meil korra meiegi hoidsin nagu vara rikkust, aina oma neitsilikkust. Naiste iial võtnud maa, lepsin tütarlastega. Naiste iial võtnud maa, lepsin tütarlastega. Pidasin siis õhtul plaani, kus võiks minna restoraani. Ma käin kõrtsis ka emas ainult 6 kord nädalas. Täname siis Rottamatka klubi poolt lauljad. No näed, me laulsime enne päris õigest, et tipikad see ja teine. Ja kuivat ja piirid, kariibid, bikiinide piirid ja järgmises elus, mis seal tahan viibida. Oot!
kõige parem oleks niimoodi filmida, kui ma oleks nähtamatu. Siis kõik on ehtne. Kohe samm läks teiseks. Nii. Start on 11:00. Koeraga augu pulku jäida, üle õue kondi jäida. Koeraga augu pulku jäida, üle õue kondi jäida. Tule minu hildajaid. Joovad siin praegu. Pesid jalgu enne? Päris okei isegi. Väga külma on nii. Mina tohin eile tulla, teie lammas nägin minda. Ei, mina tohin eile tulla, teie lammas nägin minda. Sina hullu ja nuori neidu, ei lammas sinuda mägi. Sina hullu ja noori neidu, ei lammas sinuda mägi. Lammas aga mägi ninda jäida pikka. Et see hüljes on meil siis tänu sellele, et Audrus pandi kinni rebasekasvatus. Ta on umbes 19-aastane, ta on päris eakas. Ja kaua ülvid elavad? 20-30 aastat. Seal on siis vene kerisega saun, mida köetakse umbes iga 5 päeva tagant. Seda 5 päeva on soe, sest 5 tonni kive hoiab päris hästi sooja. Eile oli siin kohalik triatlon ka Ebavere kange. Kus nad siis ujuvad üle selle sama paisuka siin. Kutsu on kõige ägedam vend siin, kõik teised on nüüd ahal. Ka villa piira jäida, lammas aga mägin niita jäida. Pikka villa piira jäida, tule minu villa ja istu vaie. Viide pikku vietä vaie. Mina tohin eile tulla, teie ohu hirnu minna. Ei, mina tohin eile tulla, teie ohu hirnu minna. Sina hullu ja nuori neidu, ei ohu sinuda hirnu. Sina hullu ja nuori neidu, ei ohu sinuda hirnu. Ohu aga hirnu meina. See ei ole nautimiseks, see on iseloomu kasvatamiseks. Piki tavalist teed minema. Seda mööda sõiduteed on ju. Ratturid äratus! Tegemist on siis Pandivere teise tipuga, et me käisime Emmumäel, mis on kõrgem tripp, siis me oleme Ebaveres, mis on teine tipp, ja eile me käisime Kellaveres, mis on siis 3. tipp. Meile tuleb siin siis väike võistlus, et kõik, kes soovivad, võivad osa võtta, et see on selline kerge mäkke ronimine.
ma ei taha, siis saavad kõik teada. Väike müts saab küll olla. Purustame ära selle tooraine, siis keedame vee välja, sest kõigist sellest toorainest, mis meile sisse tuleb, on 50–60% vett. Selle vee keedame välja ja sült ja smass läheb pressi, kus pressitakse rasv ja jahu eraldi. Kala söödaks ja lõpuks tuleb see kalakonservid meile siia kõik tagasi. Järgmise aasta aprillist hakkame seda jahu ise juba põletama ja siis jäävad kõik need gaasikulud ära meil, jäävad need märgistuskulud ära, pakenduskulud. Nii et see on päris suur kokkuhoid. Suitsugaasid lähevad läbi lubja märkskraaberi, see on niisugune vesikardin, kus siis püütakse kinni kõik tahked osad. On elektrifilter ja kottfilter, need Euroopa Liidu nõuded on väga karmid, et ega siit kuhugi ei pääse. Algul inimesed kartsid, et sealt korstnast hakkab mingi lõhn tulema, no see on täiesti välistatud. Värske liha on sisse. Biomudad tsentrifugeeritakse välja ja läheb kinni biogaasitehasesse. Ja katelde täitmine on kõik automaatne. Üle täita ei ole nüüd võimalik. Et jahu jääks väga tükk ja jahu purustab. Me töötame kuskil 24 kuus. Hüdroksiidiga need põhja tekib vedel see, ei saanud rohkem õhku kui 20 000 kanti tunnis läbi lasta. Kuna oli oht, et õhupõleti läheb põlema. Vabandage, kes seda värvi siin sööb? Kas on kõik väljas? WC-st ka väljas? No jääb tooraine. Katlamajad, mis on kuni 50 megavatti, ei lähe CO2 maksu alla. Iirimaa võttis vastu nüüd sellise seaduse, et nemad oma riigis ei või seda jahu põletada. Riik ise võttis selle seaduse vastu. Ja praegu käivad läbi rääkimised, Iirimaa hakkab meile seda jahu siia vedama. Me hakkame seda utiliseerima. Siis hakkad Tallinnat kütma pärast. Jah, ja käisid kohal ka Bundestagi inimesed siin paar kuud tagasi ja tunnevad ka väga huvi selle asja vastu, sest sellist tehnoloogiat nagu ei ole Euroopas veel. Või oli midagi tolku selle? Meil on 10 minuti pärast me kohtume vallavanemaga keskusel. Vajuta seda punast nuppu. Nii. Ja nüüd läks. Mina tohin teile tulla, teie koera augu minna. Mina tohin teile tulla, teie koera augu minna. Sina hullu ja noori neidu, ei koera siin tulla augu. Sina hullu ja noori neidu, ei koera siin tulla augu. Koeraga augu pulku jaida üle õue kondi jaida. Koeraga augu pulku jaida üle õue kondi jaida. Tule minu hilda ja istu majja. Väike-Maarja vallast, olen täitsa kohalik siin sündinud, tulite Vireenist, siis minu poliitiline tähelend algas 2002, kus kohalik vallavalitsus ütles, et Väike-Maarjasse tuleb loomsete jäätmete käitlemise tehas. 18 aastat tagasi oli siis mõtteid, et miks panna Vireen Eestimaa kaevu, et kui Pandivere piirkond, Pandivere kõrgustik, siit algab nii Põltsamaa jõgi, Pedjajõgi, Valgejõgi ja kui nüüd siia panna üks mürgipomm, ükskõik kui hästi ta suletud on, siis miks me seda teeme? Paar aastat tagasi nad rääkisid, et meile tuleb rohutirtsu kasvandus. Aga täitsa tüüpilise maapiirkonnana kahjuks hetke veel väheneme, igal aastal 1,5%. Graniitkera tehti siis Soomes ja Soomes on üks lihtsalt väike perefirma, kes teeb üle maailma selliseid kerasid. Kas kuulujutudel Anto Sinijärve põhja vajunud tankist on alust?
Jaa, et see tank on kuskil olemas. Olen näinud ühte kohalikke, kes väitis, et ta kunagi oma silmaga olla näinud, kui see veel välja paistis. Ja mina nägin ka torus. Tilk meie vapil iseloomustab Pandivere veekaitseala ja põhjavett, et põhjavesi on meie hoid. Okei. See nagunii lõhuvad ära, aga mul ei ole mitte midagi tehtud. Mul on väga toredad ikka, et ei ole midagi tehtud. Ja eks ma ikka nii ka teen, kui pole midagi juhtunud. Vallavanem mainis, et see kaamel on kuidagi Lurichi kaamel, kuulsime õigesti. See oligi nii, et ma olin tööl just, et ajakirjanik helistab, et mul on juba kaamelist pilt tehtud ja räägi jutt. Ma ütlesin, et aga ma ei oska midagi juttu rääkida, ma käisin Aafrikas, mulle meeldis kaamel, tahtsin sõita, ma ei saanud, tulin koju, ütlesin tütre, et ma teen ise kaameli. Ja tegin kaameli ära ja just ajakirjanik helistab, aga et see on Luuriga seotud või? Et Luuril oli 2 kaamelit, et ma panin juba sinna kõik kirja selle, et nüüd kaamel tuli siia. Mis asja? Ma ei teagi ise. Kui me päästekoolis tegime nukkusid, me tegime 25 nukku, siis tegime emaga küll täiesti koos. Nii et toppisime koos neid nukkusid ja tegime koos neid nukkusid. Me mängisime näitemängu ja tegin ja olin suure ussi, paksu ussi tegin. Ja ise läks ussi sisse, põranda mööda lasin, keegi teanud, et mina seal sees on. Ja niimoodi hakkas meil tahta jõud tulema ja võtsime välja ja nii me siis teeme. Väga huvitav. Lammas aga mägi niita jäida pikka villa piira jäida. Lammas aga mägi niita jäida pikka villa piira jäida. Minu villa ja istu vaie viide vikku jätta vaie viimina tohin eile tulla teie ohu hirnu minna ei mina tohin eile tulla teie ohu hirnu minna. Sina hullu ja nuori neidu ei ohu sinuga hirnu. Sina hullu ja nuori neidu ei ohu sinuga hirnu. Ohu aga hirnu peina siida, näkkaga kaljus vaena siida. Ohu aga hirnu peina siida, näkkaga kaljus vaena siida. Hirmupaga selga istujaida täitsid tevani. Hirmupaga selga istujaida täitsid tevani. Ja kõige esimene üritus oligi meil juba eelmine aasta, siis see Tõnu käis selle Türi Tammsalu matkatee ja jalgrattamatkaga. Tegime siin väikese toitlustuse, siis meil on siin käinud juba klassikalised BMW-d, on näinud minu või meie Vaksali võlus. Näiteks ma otsin ka toetajaid niimoodi, et lähen poodi, tulen välja, vaatan Benosiili auto seisab kõrval. Mõtlen, et kuidas ma saaks teda kõnetada. Seda aga, kui ma jõuan ringiga oma auto juurde, ämbriga, ta ütleb, et kas ma saan aidata, ma ütlen, ei, et ma selle 10-liitrise ämbriga saan ise hakkama, aga te saate aidata küll, et vot minul siuke lahe projekt. Ta ütleb, nüüd on koroona ja raha ei saa. Jällegi, raha nii vana asi, seda on kõigil, aga teil on vahtu, mida minul ei ole.
Minu jaoks on see nüüd 5. matk. Iga aastalt on põhiline seltskond, siis on kindlasti rattasõit, sinna väga palju on vanu tuttavad, kellega saad kokku ja kord aastas suhtled tipikate omadega just. Ja siis ongi ka rattasõit, et just väga korraldus on, ei pea muretsema mingi pakkide ja laagrite pärast, et sul on hea lihtne lihtsalt sõidad terve päev ja siis lihtsalt õhtul pead laagri püsti ja saad pidutseda, tantsida, nautida sauna ja kõike sellega juures käivad, et see on see põhiline osa. Et see ei ole lihtsalt nagu mööda maanteed sõitmine, et see ongi vahepeal näed metsa, vahepeal on asfalti, vahepeal on sellised ägedamad lõigud, kus saad nagu rohkem rallida. Et on põnev kogu aeg, sa ei pea muretsema, kus sul nagu, mis sul pakid on ja kus sul telk on. See on nüüd 3. aasta, kus meie ettevõtte Insero sponsoreerib tipikate rattamatka. Alguse sai see aastal 2017, kus saigi nagu arutada, et see oleks tegelikult väga hea sponsoreerida tervisesporti, toetada, mis on seotud tipikatega, TTÜ, kus enamus meie töötajast tulevad TTÜ-st just. Milliseid olulisi võimalusi tänapäeva tudeng sellest matkast saaks? Kindlasti elamuse saab, aga ta toob kindlasti väga häid kontakte. Mis sind siia tagasi toob? Tavaliselt buss ja rattas. Et jah, aga tõesti, ma olen vist 9 aastat äkki siin käinud ja see on alati olnud selline hästi lahe kogemus. Juba peale oma esimest matka ma tundsin, et ma kindlasti tahan järgmine aasta ka tagasi tulla ja peale teist matka tundsin, et ma tahan järgmine aasta veel tulla. Peale 3. tundsin, et ma tahan veel tulla. Et tõesti on see on nagu üks neid üritusi, mida ma igal suvel kindlasti nagu ootan ja tahan osa võtta. Mis kõige rohkem seda matka meenutama jääb? On toredad inimesed, lahe nendega aega veeta koos, ma ei tea, sõita ringi, huvitavaid jutte rääkida Sadulas ja siis ka Sadulast väljaspool. Õhtused saunaõhtud on väga lahedad, siis igasugused need ujumispeatused, seekord, mis oli siis seal Sinijärves, Eesti puhtaima veega järves. Miks peaks tudeng sellel matkal osalema? See on nii hea võimalus saada kontakte erinevate vilistlastega ja tegelikult tudengid, kellel võib-olla seda äri või ettevõtlus või mis iganes ka töökogemust ei ole, et siis võib-olla te ei oska täna veel sellest aru saada, et kui palju tegelikult elus saab saavutada läbi inimsuhete ja neid inimsuhteid siin luua oma siis varasemate koolikaaslastega on suurepärane võimalus. Mis on sellel matkal kõige keerulisem? Kõige väljakutsuvam on võib-olla need vihmahood, mis seekord saatsid meid, aga samas need on ka niisugused asjad, mis jällegi alati meelde jäävad või teevad selle matka eriliseks. Ja kui keegi kardab seda, et ta ei saa siin matkal hakkama selle pika distantsiga, siis tegelikult see nii ei ole, sest see distants on jagatud väga väikesteks tükkideks. Inimesed sõidavad erinevates gruppides, iga gruppi, iga inimene saab ise valida oma siis selle sõidutempo. Mina tohin